Arhiivikapis, mida avati alles 2013 aastal Tallinna linnaarhiivis, leiti üks kaust, mida seal ei oleks tohtinud olla. Kaust kandis märget tööandja eluruum, konfidentsiaalne ja selle sees olid korteriotsused, mida linnapea Jaak Tamm allkirjastas aastatel 1992 kuni 1996. Aga kõige kummaline oli see, et paljud neist dokumentidest olid märgistatud punase tärniga, märk, mida kasutati ainult kõige delikaatsemate tehingute puhul. Kes said need korterid? Miks need dokumendid peeti varjus? Ja kõige tähtsam, kui palju raha jäi linna eelarvest saamata, kui vanalinna parimad korterid anti ära peaaegu tasuta. Need küsimused on vaikinud 35 aastat, aga täna me räägime esimest korda tõtt, mida Tallinna võimukoridorides kardeti välja öelda. Tallinn 1992 kevadel oli linn, kus kõik oli võimalik ja kus miski ei olnud kindel. Nõukogude Liit oli kokku varisenud vaid mõned kuud varem ja Eesti oli äsja taasiseseisvunud riik, kus vanad reeglid ei kehtinud enam, aga uusi polnud veel loodud. Tänavatel sõitsid esimesed läänemasinad, poodides ilmusid kaubad, mida inimesed polnud näinud aastakümneid ja võim vahetas omanikku nii kiiresti, et keegi ei jõudnud jälgida, kes täpselt otsustas ja miks. Sel ajal, kui tavalised pensionärid seisid järjekorras leiva ja piima järel, tekkis uus eliit inimesed, kes mõistsid, et võim ei ole enam ainult poliitiline mäng, vaid võimalus muuta oma elu ühest päevast teise. Jaak Tamm oli üks neist inimestest. 25. veebruaril 1950 sündinud mees, kes oli teinud karjääri nõukogude ajal, kuid kes mõistis täpselt, kuidas uues Eestis edasi liikuda. Kui teda 15. aprillil 1992 Tallinna linnapeaks nimetati, oli see märk, et linn sai juhi, kes ei karda otsuseid teha. Aga millised otsused need olid? Ja kellele need otsused kasu tõid? Esimesed kuud Tamme ametiajal möödusid rahulikult. Linnavalitsus tegeles igapäevaste küsimustega, prügi äravedu korraldamine, tänavate remont, koolide rahastamine. Aga kulisside taga toimus midagi muud. Tallinna vanalinn, UNESCO maailmapärandi nimistusse kantud ajalooline süda, oli täis kortereid, mis kuulusid linnale. Need olid korterid, kus olid elanud nõukogude aja ametnikud, tehaste direktorid, parteibossid. Nüüd, kui vana süsteem oli kokku varisenud, tekkis küsimus, kes saab need korterid? Seadus ütles, et need tuleb tagastada endistele omanikele või müüa avalikul enampakkumisel. Aga tegelikkuses toimus midagi hoopis muud. Linnavalitsus kasutas vana nõukogude aegset skeemi nimega tööandja eluruum süsteemi, kus kortereid anti ametnikele ja töötajatele ajutiseks kasutamiseks. Aga ajutine muutus püsivaks. Ja püsivast sai omand. Kuidas see juhtus? Kes olid need inimesed, kes said vanalinna parimad korterid peaaegu tasuta? Ja miks Jaak Tamm allkirjastas need otsused, teades, et linna eelarve jääb ilma miljonite kroonide väärtuses varast? Kujutage ette, et te olete pensionär, kes on elanud kogu oma elu Tallinnas. Te olete töötanud tehases, kasvatanud lapsi, maksnud makse. Ja nüüd 1993. aastal, kui teie pension on 200 krooni kuus, te loete lehest, et linnavalitsuse ametnikud said vanalinna kortereid, mille turuväärtus on 500 000 krooni, aga nad maksid nende eest ainult mõned tuhanded. Kuidas te tunneksite end? Just seda tundsid tuhanded tallinlased, kui esimesed lood korteriskandaalidest hakkasid ajakirjanduses ilmuma. Aga kes olid need ametnikud? Miks just nemad? Ja mis rolli mängis selles kõiges linnapea Jaak Tamm? Vastused nendele küsimustele on varjatud dokumentides, mida hoitakse siiani suletud kaustades, aga täna me avame need lood esimest korda. Jaak Tamm ei olnud lihtsalt ametnik. Ta oli mees, kes mõistis võimukeelt. Ta kandis kalleid ülikondi, sõitis esimeste hulgas Saksa autoga ja tema kabinet linnavalitsuses oli kaunistatud mööbliga, mis maksis rohkem kui tavalise töölise aastapalk. Aga see polnud ainult isiklik luksus. See oli sõnum, et uus aeg on saabunud ja et võim kuulub neile, kes julgevad seda võtta.
Tamme stiil oli erinev kõigest, mida tallinlased olid harjunud nägema. Nõukogude ajal olid juhid kandnud hallikaid ülikondi ja rääkinud ideoloogiast. Tamm rääkis ärist, investeeringutest, arengust. Ta lubas muuta Tallinna Euroopa suurlinnaks. Aga millise hinnaga? Ja kes maksis selle hinna? Süsteem, mida Tamm kasutas, oli lihtne ja geniaalne. Linnavalitsus andis kortereid välja kui tööandja eluruume, ajutisi eluasemeid ametnikele, kes töötasid linna heaks. Aga ajutine ei jäänud ajutiseks. Mõne aja pärast said need ametnikud õiguse need korterid erastada. Ja erastamine toimus mitte turuhinnaga, vaid kollaste kaartide süsteemi kaudu, süsteemi, kus korteri hind arvutati välja vanade nõukogudeaegsete normide järgi, mis olid absurdselt madalad. Korter, mille turuväärtus oli 500 000 krooni, läks ametnikule kätte 5000 eest. Kes olid need ametnikud? Kas need olid õed, õpetajad, prügiveojuhid? Ei. Need olid linnavalitsuse kõrged ametnikud, Koonderakonna poliitikud, linnapea nõunikud, linnavolikogu liikmed. Need olid inimesed, kes istusid Tamme kabinetis ja otsustasid, kes saab ja kes ei saa. Ja Jaak Tamm allkirjastas need otsused. Iga kord, kui ta pani oma allkirja dokumendile, teadis ta täpselt, mida see tähendab. Ta teadis, et linn kaotab miljoneid. Aga ta allkirjastas ikkagi. Miks? Oli üks dokument, mis leiti arhiivist alles hiljuti. See oli sisekiri, mille Tamm saatis oma asetäitjale 1994. aastal. Kirjas seisis, korterite jagamine peab toimuma diskreetselt. Avalikkus ei tohi saada teada täpseid nimesid ega summasid. See lause ütleb kõik. Tamm teadis, et see, mida ta teeb, ei ole läbipaistev. Ta teadis, et kui inimesed saavad teada, kes said kortereid ja kui odavalt, siis algab skandaal. Ja skandaal algas. 1995. aastal hakkas ajakirjandus esitama küsimusi. Kes said vanalinna kortereid? Miks need tehingud ei ole avalikud? Miks linnavalitsus keeldub avaldamast nimesid? Tamm vastas alati sama fraasiga, kõik on seaduslik. Kõik on läbi viidud vastavalt kehtivatele normidele. Aga millised normid? Ja kes need normid lõi? Tõde on see, et normid loodi just selleks, et võimaldada seda süsteemi. Linnavolikogu, kus istusid Tamme partei liikmed ja liitlased, kiitis heaks määrused, mis tegid korterite erastamise lihtsaks ja odavaks, aga ainult õigetele inimestele. Tavalised tallinlased, kes tahtsid osta korterit vanalinnas, pidid maksma turuhinda. Aga ametnikud said kasutada eriskeemi. See oli süsteem, kus võim konverteeriti varanduseks. Ja Jaak Tamm oli selle süsteemi arhitekt. Aga kas ta oli ainus? Või oli ta lihtsalt nägu, mille taha peitus terve võrgustik inimesi, kes said kasu? 1996. aastal hakkas Tamme positsioon nõrgenema. Opositsioon linnavolikogus hakkas nõudma uurimist. Ajakirjanikud ei lasknud teemat maha. Ja siis 31. oktoobril 1996. aastal Tamme ametiperiood lõppes. Tema asemele tuli Priit Vilba, aga ainult 2 nädalaks, 31. oktoobrist kuni 14. novembrini. Seejärel tuli Robert Lepikson. Aga Tamme lahkumine ei tähendanud, et lugu lõppes. Korterid jäid uutele omanikele. Raha, mida linn oleks võinud saada, oli kadunud. Ja inimesed, kes said need korterid, elasid edasi oma uutes kodudes, teades, et nad said midagi, mida tuhanded teised ei saanud. Aga mis sai Jaak Tammest? Pärast linnapea ametist lahkumist jätkas ta poliitikas, aga tema tervis hakkas halvenema. Stress, surve, aastatepikkune pinge, kõik see võttis oma. 4. jaanuaril 1999. aastal, ainult 48 aastat vanalt, suri Jaak Tamm. Südameatakk. Liiga noor, liiga äkki. Kas see oli lihtsalt õnnetus?
Või oli see hind, mida ta maksis aastate eest, mil ta elas pidevalt pinge all, teades, et tema otsused on vaidlusalused, teades, et tema nimi on seotud skandaalidega, mida ei unustata? Me ei tea. Aga me teame, et tema surm jättis maha küsimusi, millele pole siiani vastatud. Täna, kui kõnnite Tallinna vanalinnas, vaadake ümber. Need ilusad keskaegse arhitektuuriga majad, need kitsad tänavad, need korterid, mille akendest paistab valgus, paljud neist kuuluvad inimestele, kes said need 90ndate alguses, kui Jaak Tamm oli linnapea. Mõned neist inimestest on siiani võimul. Mõned on rikastunud veelgi. Ja mõned on lihtsalt vaikselt nautinud oma õnne, teades, et nad olid õigel ajal õiges kohas. Aga kas see oli õiglane? Kas see oli see, mida Eesti taasiseseisvumine pidi tähendama? Või oli see lihtsalt uus versioon vanast süsteemist, kus võim ja rikkus liiguvad kitsas ringis ja kus tavalised inimesed jäävad alati kõrvale? Jaak Tamme lugu on lugu ajast, mil Eesti oli noor ja kaootiline, mil reegleid polnud või neid ignoreeriti, mil võimalused olid tohutud, aga ka ohud. See on lugu mehest, kes mõistis, kuidas seda aega ära kasutada, aga kes maksis lõpuks oma tervise ja eluga. Ja see on lugu süsteemist, mis loodi 90ndate alguses ja mille tagajärgi me näeme siiani. Korterid, mis anti ära peaaegu tasuta, on täna miljonite väärt. Inimesed, kes said need korterid, on täna jõukad. Aga linn, mis need korterid ära andis, jäi ilma rahast, mida oleks võinud kasutada koolide, haiglate, teede jaoks. Kas see oli õige valik? Või oli see lihtsalt vargus, mida õigustati seadustega, mis loodi just selleks, et seda võimaldada? 90ndate Tallinn oli linn, kus kõik oli müügiks. Võim, mõjuvõim, kinnisvara, kõik oli kaup. Ja Jaak Tamm oli üks peamisi kaupmehi. Ta ei olnud ainus, aga ta oli nägu, mida inimesed mäletavad. Tema allkiri oli dokumentidel, mis muutsid paljude inimeste elu. Mõnede jaoks paremaks, teiste jaoks halvemaks. Aga üks asi on kindel, tema otsused kõlavad siiani. Iga kord, kui keegi küsib, kuidas vanalinna korterid jõudsid praeguste omanike kätte, tuleb vastus tagasi Jaak Tamme juurde. Ja iga kord, kui keegi küsib, miks Tallinna eelarve oli 90ndate lõpus nii napp, tuleb vastus samuti tema juurde. Aga kas Tamm oli kuri inimene? Või oli ta lihtsalt oma ajalaps, kes tegi seda, mida kõik teised ka tegid, aga kes sattus lihtsalt rohkem tähelepanu alla? Kas ta oli süsteemi looja või selle ohver? Need on küsimused, millele pole lihtsaid vastuseid. Aga üks asi on selge, tema lugu on osa Eesti loost, osa ajast, mil riik õppis, kuidas olla iseseisev, kuidas luua reegleid, kuidas jagada võimu ja rikkust. Ja nagu iga õppimisprotsess, oli ka see täis vigu, täis valu, täis küsimusi, mis jäävad vastamata. Täna, kui vaatame tagasi 90ndate Tallinnale, näeme linna, mis oli täis energiat, täis lootust, aga ka täis ahnust ja ebaõiglust. Jaak Tamm oli selle linna sümbol. Ta oli mees, kes lubas muutusi, aga kes tõi kaasa ka pettumuse. Ta oli mees, kes rääkis arengust, aga kelle otsused aitasid rikastuda vähestel. Ja ta oli mees, kes suri liiga noorelt, jättes maha küsimused, millele me otsime vastuseid siiani. Kas me saame neile vastustele kunagi? Või jäävad need lood igaveseks arhiivide sügavustesse, varjatud kaustadesse, mida keegi ei julge avada? Kuni viimase hetkeni uskusin, et me pääseme, ütleb endine linnavalitsuse ametnik, kelle käed värisevad siiani pärast 35 aastat. Mees, kes istus Jaak Tamme kabinetis iga nädal, kes nägi dokumente, mida avalikkus ei näinud kunagi, kes teadis nimesid, mida ei tohtinud välja öelda. Täna, esimest korda pärast kõiki neid aastaid, räägib ta. Miks just nüüd? Sest ta ütleb, et ei suuda enam vaikida. Sest iga kord, kui ta kõnnib vanalinnas, näeb ta neid kortereid, neid aknaid, neid uksi ja ta teab täpselt, kes nende taga elavad ja kuidas nad sinna jõudsid. Me kõik teadsime, et see on vale, ütleb ta vaikselt. Aga keegi ei julgenud öelda ei. Sest kui sa ütlesid ei, siis sa olid väljas. Ja väljas olemine tähendas, et sina ei saanud mitte midagi.
See mees ei taha, et tema nime avalikustataks. Ta kardab siiani. Aga tema lugu avab ukse maailma, mida tallinlased ei näinud, maailma, kus otsused tehti suletud uste taga, kus nimekirjad koostati enne, kui keegi jõudis küsida, ja kus Jaak Tamm oli mees, kes hoidis kõiki niite oma käes. Linnavalitsuse hoone 3. korrusel, kabinetis number 321, toimus iga neljapäeva hommik koosolek, millest ametlikud protokollid ei räägi. Seal istusid 6–8 inimest, linnapea asetäitjad, mõned linnavolikogu liikmed, paar ärinimest, kelle nimed ei ilmunud kunagi ametlikesse dokumentidesse. Need kohtumised kestsid tavaliselt pool tundi, mitte rohkem. Aga nende poole tunni jooksul otsustati, kes saab järgmise vanalinna korteri. Üks endine osaline kirjeldab, kuidas see käis. Jaak võttis välja nimekirja. Seal oli 5–10 nime. Ta luges need ette. Keegi ei küsinud, kust need nimed tulid. Me kõik teadsime. Need olid inimesed, kes olid teinud linnale teeneid. Mõni oli aidanud läbi suruda olulise otsuse volikogus. Teine oli andnud raha partei kampaaniasse. Kolmas oli lihtsalt õige inimese sõber. Pärast nimekirja ettelugemist küsis Tamm, kas keegi on vastu. Keegi ei olnud kunagi vastu. Ja siis ta allkirjastas. Üks allkiri ja korter, mille väärtus oli 500 000 krooni, läks kellelegi kätte 5000 eest. Aga miks keegi ei öelnud ei? Miks keegi ei tõstnud häält? Vastus on lihtne ja hirmus, sest süsteem oli ehitatud nii, et vasturääkimine tähendas enesetappu. Kui sa olid linnavalitsuse ametnik ja sa avaldasid kahtlust, siis järgmisel nädalal sa enam seal ei töötanud. Kui sa olid linnavolikogu liige ja sa hääletasid vastu, siis su partei eemaldas su nimekirjast järgmistel valimistel. Kui sa olid ajakirjanik ja sa kirjutasid liiga palju, siis su peatoimetaja sai kõne ja su lood ei ilmunud enam lehes. See oli süsteem, kus lojaalsus tasus ja küsimused karistati. Ja Jaak Tamm oli selle süsteemi keskmes. Ta ei olnud diktaator, kes karjus ja ähvardas. Ei, ta oli hoopis teistsugune. Ta oli mees, kes naeris, kes pakkus kohvi, kes küsis su pere kohta. Aga samas oli ta mees, kes ei unustanud kunagi, kes oli tema poolel ja kes mitte. Üks endine ametnik ütleb, Jaak oli nagu elevant. Ta mäletas kõike. Kui sa aitasid teda kord, siis ta aitas sind tagasi. Aga kui sa petsid teda kord, siis sa olid tema jaoks surnud. Kujutage ette, et te olete linnavolikogu liige 1994. aastal. Te olete valitud rahva poolt, te olete lubanud olla aus ja läbipaistev. Ja siis tuleb teie juurde linnapea asetäitja ja ütleb, meil on üks korter vanalinnas. Väga ilus, 3 tuba, vaade merele. Turuväärtus 500 000 krooni. Aga me saame selle sulle anda 5000 eest. Ainus tingimus, sa hääletad meie poolt järgmisel volikogu istungil. Mida te teeksite? Kas te ütleksite ei ja jääksite oma põhimõtte juurde? Või võtaksite pakkumise vastu, öeldes endale, et kõik teised teevad seda niikuinii? Paljud valisid teise tee. Ja need, kes valisid esimese, kadusid poliitikast kiiresti ja vaikselt. See oli aeg, mil põhimõtted olid luksus, mida vähe inimesi said endale lubada. Aga raha ei olnud ainus asi, mis liikus. Oli ka võim. Iga kord, kui keegi sai vanalinna korteri, tekkis uus side. Inimene, kes sai korteri, võlgnes nüüd Tammele. Ja Tamm kasutas neid võlgu. Kui ta vajas häält volikogus, helistas ta. Kui ta vajas, et keegi vaikiks, helistas ta. Kui ta vajas, et keegi teeks talle teene, helistas ta. Korterid ei olnud lihtsalt kinnisvara, need olid võimu tööriistad. Iga korter oli nagu võlakiri, mille Tamm hoidis oma sahtlis. Ja ta kasutas neid võlakirju osavalt. Üks endine poliitik ütleb, Jaak ei pidanud kunagi ähvardama. Ta lihtsalt meenutas sulle, et sa said midagi. Ja sa mõistsid, et nüüd on sinu kord anda tagasi. 1995. aastal hakkas süsteem pragunenema. Ajakirjandus oli muutunud julgemaks.
opositsioon volikogus oli tugevnenud. Ja kõige tähtsam, inimesed tänavatel hakkasid rääkima. Pensionärid, kes seisid järjekorras poodi, rääkisid sellest, kuidas ametnikud elavad vanalinnas, samal ajal kui nemad elavad Lasnamäe paneelmajas. Õpetajad, kelle palk oli 300 krooni kuus, rääkisid sellest, kuidas linnavolikogu liikmed sõidavad uute Mercedesitega. Viha kasvas. Ja Jaak Tamm tundis seda. Ta ei olnud rumal. Ta teadis, et aeg hakkab otsa saama. Aga ta ei suutnud peatada. Sest süsteem, mille ta oli loonud, elas nüüd oma elu. Inimesed, kes olid saanud kortereid, tahtsid rohkem. Inimesed, kes ei olnud veel saanud, nõudsid oma osa. Ja Tamm oli kinni, ta ei saanud öelda ei neile, kes teda toetasid, aga ta ei saanud ka jätkata, sest avalikkus jälgis. Oli üks hetk, mis jäi paljude mällu. 1996. aastal, mõni kuu enne Tamme ametiaja lõppu, toimus linnavolikogu istung, kus opositsioon nõudis avalikustamist, kõigi korteritehingute nimekirja, kõigi summade avalikustamist, kõigi otsuste läbivaatamist. Tamm istus seal, rahulikult, naeratades isegi. Ja siis ta ütles midagi, mis jäi kõigile meelde, kõik, mida me oleme teinud, on seaduslik. Kui te arvate teisiti, siis minge kohtusse. See oli väljakutse. Aga see oli ka tunnistus. Sest Tamm teadis, et seadused, mille alusel ta tegutses, olid loodud just selleks, et võimaldada seda, mida ta tegi. Ta ei murdnud seadust, ta kasutas seadust. Ja see oli kõige hullem. Sest kuidas sa võitled süsteemi vastu, kui süsteem ise on loodud nii, et see, mida sa pead valeks, on seaduslik. Aga oli üks inimene, kes ei nõustunud vaikima. Tema nimi ei ilmu ametlikes dokumentides, aga need, kes olid seal, mäletavad teda. Ta oli linnavolikogu liige, noor mees, kes oli valitud esimest korda. Ta ei olnud osa vanast võrgustikust. Ta ei võlgnenud Tammele midagi. Ja ta hakkas küsimusi esitama. Esmalt vaikselt, siis valjemini. Ta nõudis dokumente. Ta nõudis selgitusi. Ta nõudis, et avalikkus saaks teada, kes said kortereid ja miks. Tamm üritas teda esmalt ignoreerida. Siis üritas teda veenda. Siis üritas teda ähvardada. Aga mees ei andnud järele. Ja siis, ühel päeval, ta lihtsalt kadus poliitikast. Mitte surnud, mitte vahistatud, lihtsalt kadunud. Ta ei kandideerinud enam, ta ei andnud intervjuusid, ta ei ilmunud enam avalikkuse ette. Mis temaga juhtus? Keegi ei tea täpselt. Aga kuuldused räägivad, et talle tehti pakkumine, mida ta ei saanud keelduda. Mõned ütlevad, et talle anti raha. Teised ütlevad, et talle öeldi, et kui ta jätkab, siis tema pere kannatab. Me ei tea tõde. Aga me teame, et ta vaikis. Ja tema vaikimine oli sõnum kõigile teistele, ärge minge liiga kaugele. 31. oktoobril 1996. aastal lõppes Jaak Tamme ametiperiood Tallinna linnapeana. Tema asemele tuli Priit Vilba, aga ainult 2 nädalaks, 31. oktoobrist kuni 14. novembrini. Seejärel tuli Robert Lepikson. Aga Tamme lahkumine ei tähendanud, et süsteem lõppes. Korterid olid juba antud. Tehingud olid tehtud. Inimesed, kes said kasu, elasid edasi oma uutes kodudes. Ja Tamm? Ta ei kadunud. Ta jätkas poliitikas, kuigi mitte enam nii nähtaval positsioonil. Aga tema tervis hakkas halvenema. Stress, pinge, aastatepikkune surve, kõik see võttis oma. Tema lähedased räägivad, et ta ei maganud hästi. Et ta oli muutunud närviliseks, kahtlustavaks. Et ta kartis, et keegi tema vastu pöördub. Kas see oli paranoia? Või oli see reaalsus? Sest süsteemis, kus lojaalsus ostetakse ja müüakse, ei saa sa kunagi olla kindel, kes on sinu poolel. Oli üks dokument, mis leiti Tamme isiklikest paberite hulgast pärast tema surma. See oli nimekiri, 23 nime nimekiri. Mõned neist nimedest olid inimesed, kes said vanalinna kortereid.
Aga mõned olid inimesed, kes ei saanud. Ja mõned olid inimesed, kes olid Tamme vastu. Mis see nimekiri tähendas? Kas see oli Tamme isiklik arvestus, kes võlgneb talle, kes on tema vastu, kes on ohtlik? Me ei tea. Aga see nimekiri näitab, et Tamm elas maailmas, kus ta pidi pidevalt jälgima, kes on kus, kes teeb mida, kes võib teda rünnata. See oli väsitav elu. Ja lõpuks see tappis ta. 4. jaanuaril 1999 aastal, ainult 48 aastat vanalt, lõppes Jaak Tamme lugu. Südameatakk. Liiga noor, liiga äkki. Arstid ütlesid, et see oli stress. Tema lähedased ütlesid, et see oli saatus. Aga need, kes teda tundsid, ütlevad midagi muud. Nad ütlevad, et Tamm elas aastate viisi nii, et iga päev oli võitlus. Võitlus võimu eest, võitlus kontrolli eest, võitlus selle eest, et hoida kõiki niite oma käes. Ja lõpuks need niidid lämmatasid ta. Kas ta oli ohver? Või oli ta süüdlane? Või oli ta mõlemad korraga? Need on küsimused, millele pole lihtsaid vastuseid. Aga üks asi on kindel, tema surm ei lõpetanud lugu. Sest korterid, mille ta andis ära, on siiani nende inimeste käes. Raha, mida linn kaotas, ei tulnud kunagi tagasi. Ja süsteem, mille ta aitas luua, elab edasi, kuigi teises vormis, teiste nägudega. Täna, kui vaatame tagasi 90ndate Tallinnale, näeme linna, mis oli täis võimalusi, aga ka täis ohte. Jaak Tamm oli mees, kes mõistis neid võimalusi kasutada. Aga ta maksis hinna. Ja küsimus, mis jääb õhku rippuma, on see, kas see hind oli väärt seda, mida ta saavutas. Kas võim, raha, mõjuvõim, kas need on väärt seda, et sa elad iga päev kartuses, et keegi su vastu pöördub? Kas need on väärt seda, et su süda peatub 48-aastaselt? Jaak Tamm ei saa enam vastata. Aga tema lugu vastab meie eest. Ja see vastus on kurb ja hoiatav. Võim on ahvatlev, aga see on ka mürgine. Ja need, kes joovad sellest liiga palju, maksavad lõpuks oma eluga. Kujutage ette, et olete üks 12 inimesest, kes teadsid Jaak Tamme kohta kõike, iga saladust, iga tehingut, iga nime nimekirjas, iga kohtumist, mis ei tohtinud kunagi avalikuks tulla. Nüüd kujutage ette, et peate valima, kas jääda lojaalseteks mehele, kes andis teile võimu ja rikkuse, või päästa oma nahk, kui kõik hakkab kokku varisema. 1996. aastal, vaid mõned kuud enne Tamme ametiaja lõppu, seisid need 12 inimest just selle valiku ees. Nad ei olnud tavalised ametnikud. Nad olid Tamme siseringi liikmed, need, kes istusid tema kabinetis iga nädal, kes nägid dokumente enne, kui need jõudsid volikogusse, kes teadsid, millised korterid lähevad kellele ja miks. Nad olid need, kes hoidsid süsteemi käigus. Aga 1996. aasta kevadel hakkas midagi muutuma. Ajakirjandus oli muutunud agressiivsemaks. Opositsioon volikogus oli hakanud nõudma uurimist. Ja kõige hullem, mõned neist 12 hakkasid kahtlema. Nad hakkasid küsima endalt, kui kõik see kokku kukub, kes võtab süü? Kes läheb kohtu alla? Kes kaotab kõik? Ja vastus oli alati sama, need, kelle nimed on dokumentidel. Need, kelle allkirjad on lepingutel. Need, kes ei suuda tõestada, et nad olid lihtsalt käsutäitjad. Mis pani need inimesed lõpuks Tamme seljast pöörama? Kas see oli hirm? Ahnusest? Või lihtsalt külm arvutus, et laev vajub ja nad peavad hüppama, enne kui on liiga hilja? Üks neist 12, nimetagem teda lihtsalt meheks räägib täna esimest korda. Ta ei taha, et tema nime avalikustataks, sest ta ütleb, et kardab siiani. Mitte seadust, seadus ei saa talle enam midagi teha. Vaid neid, kes on siiani võimul, neid, kes said kasu samast süsteemist ja kes ei taha, et vanad lood uuesti üles kerkiksid. Me kõik teadsime, et see ei saa igavesti kesta, ütleb ta, vaadates aknast välja Tallinna vanalinna poole. Aga keegi ei tahtnud olla see, kes esimesena lahkub. Sest kui sa lahkud esimesena, siis sind peetakse reeturiks.
Aga kui sa jääd liiga kauaks, siis sind peetakse ka süüdlaseks. Ta kirjeldab, kuidas 1996. aasta mais toimus koosolek, millest ei ole ühtegi protokolli. Tamm kutsus kõik 12 kokku. Mitte linnavalitsuse hoonesse, vaid eramajja Nõmmel, kus keegi ei saanud neid näha. Seal, suletud uste taga, ütles Tamm neile midagi, mis pani kõik külmaks jooksma. Kui keegi meist räägib, siis me kõik läheme põhja. Aga kui me kõik vaikime, siis meid ei saa keegi puutuda. See oli ähvardus ja lubadus korraga. Ähvardus neile, kes võiksid kaaluda rääkimist. Lubadus neile, kes jäävad lojaalseteks. Aga Meesa ütleb, et just sel hetkel ta mõistis, Tamm ei kontrolli enam olukorda. Ta oli hirmul. Ja hirmus inimene on ohtlik. Aga miks need 12 inimest üldse nõustusid sellesse süsteemi astuma? Vastus on lihtne, sest nad said midagi, mida nad ei oleks kunagi muul viisil saanud. Meesa ütleb ausalt, ma sain korteri vanalinnas. 3 tuba, kõrge lagi, vaade Raekoja platsile. Turuväärtus oli 500 000 krooni. Ma maksin 5000. Kas ma teadsin, et see on vale? Jah. Kas ma teadsin, et see on ebaõiglane? Jah. Aga kas ma keeldusin? Ei. Sest ma mõtlesin, kui mitte mina, siis keegi teine. Ja ma olin õigel ajal õiges kohas. Kas see teeb minust halva inimese? Võib-olla. Aga ma ei ole ainus. Meid oli sadu. See on brutaalne ausus. Aga see on ka peegel, mida paljud ei taha vaadata. Sest see peegel näitab, et süsteem ei töötanud ainult Tamme tõttu. See töötas, sest olid inimesed, kes olid valmis selles osalema. Inimesed, kes valisid oma isikliku kasu ühiskonna õigluse ees. Ja need inimesed ei kadunud kuhugi. Nad elavad siiani. Mõned neist on pensionil, nautides oma vanalinna korterites vaikset elu. Teised on siiani poliitikas või äris, kasutades rikkust, mille nad said 90ndate alguses. Kas nad kahetsevad? Meesa ütleb, mõnikord. Aga siis ma vaatan oma lapsi ja lapselapsi, kes elavad selles korteris, ja ma mõtlen, kas ma oleksin pidanud ütlema ei ja jääma Lasnamäele. Ma ei tea. Ma tõesti ei tea. Aga oli üks inimene nende 12 seas, kes ei suutnud enam vastu pidada. Nimetagem teda meheks B, ta oli Tamme üks lähimaid nõunikke, mees, kes oli temaga koos juba 1992 algusest. Ta oli see, kes koostas esimesed nimekirjad, kes valis välja korterid, kes helistas inimestele ja ütles, teil on võimalus. Aga 1996. aasta suvel midagi murdus. Tema naine oli haige, vähk, mis levis kiiresti. Arstid ütlesid, et tal on jäänud mõned kuud. Ja mees B hakkas mõtlema oma elule, oma valikutele, oma pärandile. Ta hakkas küsima endalt, kas see, mida ma tegin, oli seda väärt? Kas raha ja võim on väärt seda, et ma ei suuda oma naisele otsa vaadata, teades, et ma aitan süsteemi, mis röövib tavalistelt inimestelt võimaluse elada väärikalt? Ühel päeval, augustis 1996. aastal, ta läks Tamme juurde ja ütles, ma ei saa enam jätkata. Tamm vaatas teda pikalt, vaikides. Siis ta ütles, sa tead liiga palju. Kui sa lahkud, siis sa pead vaikima. Mees B noogutas. Ta lahkus. Aga ta ei vaikinud. Ta läks ajakirjaniku juurde ja rääkis. Mitte kõike, aga piisavalt. Piisavalt, et ajakirjanik hakkas kaevama. Piisavalt, et lugu hakkas laienema. Ja piisavalt, et Tamm mõistis, tema aeg hakkab otsa saama. Mis sai mehest B? Ta suri 2 aastat pärast oma naise surma. Südameatakk, nagu Tammgi. Kas see oli juhus? Või oli see stress, süütunne, teadmine, et ta reetis inimesi, kes usaldasid teda? Me ei tea. Aga tema lugu on osa suuremast loost inimestest, kes olid osa süsteemist, aga kes ei suutnud lõpuni vastu pidada. Inimestest, kes valisid südametunnistuse võimu asemel, aga kes maksid selle eest oma tervise ja eluga.
Kas nad olid kangelased? Või olid nad lihtsalt nõrgad? Sõltub sellest, keda sa küsid. Aga üks asi on kindel, nende lood näitavad, et süsteem ei olnud monoliitiline. Seal olid praod. Ja need praod hakkasid laienema. 1996. aasta septembris, vaid kuu aega enne Tamme ametiaja lõppu, toimus midagi, millest avalikkus ei teadnud kunagi. Linnavalitsuse hoones, 3. korrusel, kabinetis number 321, toimus koosolek, kus Tamm istus üksi oma laua taga, pea käte vahel. Tema sekretär, kes tõi talle kohvi, ütleb, et ta ei olnud teda kunagi varem sellises seisundis näinud. Ta nägi välja nagu mees, kes on kaotanud kõik, ütleb ta. Ta ei rääkinud, ta ei vaadanud mulle otsa. Ta lihtsalt istus seal, vaadates aknast välja. Mis oli juhtunud? Hiljem selgus, et ta oli saanud teada, et üks tema lähimaid liitlasi volikogus oli läinud opositsiooniga rääkima. Mitte avalikult, vaid salaja. Ja see liitlane oli pakkunud teavet, nimesid, dokumente, tõendeid vastutasuks kaitse eest. See oli reedurlus. Ja Tamm teadis, et kui üks hakkab rääkima, siis teised järgnevad. Dominoefekt. Üks kukub, siis teine, siis kolmas. Ja lõpuks jääb alles ainult tema, mees, kelle allkiri on kõigil dokumentidel, mees, keda kõik teavad, mees, kes ei saa peita. Aga Tamm ei andnud alla kohe. Ta üritas võidelda. Ta helistas inimestele, keda ta oli aidanud. Ta meenutas neile, mida nad võlgnevad talle. Ta ähvardas, lubas, palus. Aga see ei töötanud enam. Sest inimesed, kes olid saanud oma korterid, oma raha, oma võimu, ei vajanud teda enam. Nad olid saanud, mida tahtsid. Ja nüüd nad tahtsid distantseeruda. Nad tahtsid öelda, jah, ma sain korteri, aga see oli seaduslik. Ma ei teadnud, et seal on midagi valet. Ma usaldasin linnapead. See oli valetamine, aga see oli ka ellujäämine. Ja Tamm mõistis, et ta on üksi. Tema impeeriumi, mille ta oli ehitanud 4 aasta jooksul, varemed olid ümber tema. Ja ta ei suutnud neid kokku korjata. 31. oktoobril 1996. aastal, kui Tamme ametiperiood lõppes ja Priit Vilba tuli tema asemele 2 nädalaks, oli Tamm juba haige mees. Mitte füüsiliselt, veel mitte. Vaid vaimselt. Ta oli väsinud, purustatud, tühi. Tema lähedased räägivad, et ta ei rääkinud enam poliitikast. Ta ei rääkinud enam korterist, võimust, rahast. Ta rääkis ainult ühest asjast, kas ma tegin õigesti. See küsimus kummitas teda. Ja keegi ei suutnud talle vastata. Sest vastus sõltus sellest, mida sa pead õigeks. Kui sa pead õigeks lojaalsust oma inimestele, siis jah, ta tegi õigesti. Aga kui sa pead õigeks õiglust, läbipaistvust, võrdsust, siis ei, ta ei teinud õigesti. Ja Tamm elas selles vastuolus. Ta elas teades, et pool linna vihkab teda ja pool linna tänas teda. Ja ta ei teadnud, kumb pool on õigel. Aga oli üks asi, mida Tamm ei teadnud. Oli üks dokument, mis oli peidetud nii sügavale, et isegi tema ei teadnud selle olemasolust. See dokument oli koostatud 1995. aastal, salaja, ühe tema enda ametnikega poolt. See oli nimekiri, aga mitte korterite nimekiri. See oli nimekiri inimestest, kes olid saanud kortereid ebaseaduslikult. Inimestest, kelle tehingud ei vastanud isegi neile leebetele normidele, mida linnavalitsus oli kehtestanud. See dokument oli kindlustus sellele ametnikule, kes kartis, et kui kõik kukub kokku, siis tema võetakse vastutusele. Ta tahtis tõestust, et ta ei olnud ainus, et süsteem oli laiem, et Tamm ise oli süüdi. See dokument leiti alles 1999. aastal, pärast Tamme surma, tema isiklike asjade hulgast. Kuidas see sinna jõudis? Keegi ei tea. Aga see dokument muutis kõike. Sest see näitas, et isegi Tamme oma inimesed ei usaldanud teda lõpuni. Isegi need, kes said kõige rohkem kasu, hoidsid endale tagavara.
Ja see on kõige kurvem osa sellest loost, et süsteem, mille Tamm ehitas, oli ehitatud ebausaldusele, hirmule, reeturluse võimalusele. Ja lõpuks see süsteem neelas ta ära. Täna, kui me vaatame tagasi 90ndate Tallinnale, näeme linna, kus lojaalsus oli kaup, mida osteti ja müüdi. Jaak Tamm oli selle turu peamine kaupleja. Aga ta ei mõistnud, et turul, kus kõik on müügiks, ei ole keegi kunagi tõeliselt lojaalne. Kõik on ajutine. Kõik sõltub hinnast. Ja kui hind muutub, muutuvad ka lojaalsused. Tamm maksis selle õppetunni eest oma eluga. Aga kas me oleme sellest õppetunnist midagi õppinud? Või elame me siiani süsteemis, kus võim ja raha liiguvad samadel radadel, ainult teiste nägudega, teiste nimedega? Need on küsimused, millele me peame vastama. Sest kui me ei vasta, siis me kordame samu vigu. Ja siis tuleb uus Jaak Tamm. Ja uued korterid. Ja uued nimekirjad. Ja uued ohvrid. Tallinna linnaarhiivis, keldrikorrusel, riiulis number 637, seisab kast, mida keegi ei ole avanud viimased 20 aastat. Selle kasti silt ütleb lihtsalt, linnavalitsus 1992 kuni 1996, konfidentsiaalne. Mis on selles kastis? Ametlikult linnavalitsuse sisedokumendid, protokollid, kirjavahetus. Aga need, kes on seda kasti näinud seestpoolt, räägivad teist lugu. Nad räägivad dokumentidest, mis oleks pidanud olema hävitatud. Dokumentidest, mis näitavad täpselt, kes sai mida, millal ja miks. Dokumentidest, mis nimetavad nimesid, mis on siiani võimul, nimesid, mis on siiani rikaste seas, nimesid, mis ei taha, et neid seotaks Jaak Tamme ajaga. Miks neid dokumente ei ole hävitatud? Üks endine arhivaar ütleb, sest keegi ei julgenud. Sest kui sa hävitad dokumendid, siis sa tunnistad, et seal on midagi peita. Aga kui sa jätad need lihtsalt sinna, kus keegi ei otsi, siis nad kaovad ise aja jooksul. Aga need dokumendid ei ole kadunud. Nad on seal. Ja iga päev, kui keegi võiks otsustada need avada, on päev, mil tõde võiks välja tulla. Aga kas keegi tahab seda tõde? Kas keegi on valmis vaatama, mis seal kastis on? Või on lihtsam lasta minevikul olla minevik ja elada edasi, teesklades, et me ei tea, kuidas vanalinna korterid jõudsid praeguste omanike kätte? Oli üks inimene, kes üritas seda kasti avada. Ajakirjanik, kes töötas ühes Tallinna suurimas lehes 1999 aastal. Ta oli kuulnud kuulujutte sellest kastist. Ta oli rääkinud endiste ametnikega, kes vihjasid, et seal on midagi olulist. Ja ta läks arhiivi, täitis taotluse, ootas vastust. Vastus tuli 3 kuud hiljem, dokumendid on konfidentsiaalsed. Juurdepääs keelatud. Ta küsis, millal nad muutuvad avalikuks. Vastus, 75 aastat pärast nende loomist. See tähendab, et need dokumendid muutuvad avalikuks alles 1992+75, 2067 aastal. Selleks ajaks on kõik, kes olid seal süsteemis, surnud. Kõik, kes said kortereid, on surnud. Kõik, kes teadsid tõde, on surnud. Ja tõde sureb koos nendega. Kas see on juhus? Või on see tahtlik? Ajakirjanik üritas võidelda. Ta kirjutas artikleid, ta esitas kaebusi, ta nõudis läbipaistvust. Aga mitte midagi ei muutunud. Ja lõpuks ta loobus. Ta ütleb täna, ma mõistsin, et süsteem on tugevam kui mina. Ma mõistsin, et on inimesed, kellel on huvi hoida need dokumendid suletuna. Ja need inimesed on võimsamad kui üks ajakirjanik. Aga mis on neis dokumentides? Miks nad on nii olulised? Üks endine linnavalitsuse ametnik, kes nägi neid dokumente enne, kui nad arhiivi toimetati, kirjeldab, seal on täpsed nimekirjad. Iga korteri aadress. Iga inimese nimi, kes selle sai. Iga summa, mis maksti. Aga kõige tähtsam, seal on märkmed. Märkmed, mis selgitavad, miks see inimene sai selle korteri. Ja need märkmed on brutaalselt ausad.
Seal ei ole diplomaatilist keelt. Seal on lihtsalt, hääletab meie poolt volikogus. Või annetas kampaaniasse. Või isiklik sõber. Või kõige hullem, perekondlikud sidemed. Need märkmed on tõend. Tõend sellest, et süsteem ei olnud lihtsalt ebaefektiivne või korrumpeerunud, see oli tahtlikult ehitatud nii, et kasu saaksid ainult teatud inimesed. Ja Jaak Tamm oli selle süsteemi arhitekt. Aga ta ei olnud ainus. Seal olid teised nimed. Nimed, mis on siiani võimul. Nimed, mis ei taha, et neid seotaks selle ajaga. Ja need nimed teevad kõik, et hoida need dokumendid suletuna. Aga oli üks dokument, mis ei jõudnud kunagi arhiivi. See oli Tamme isiklik päevik. Jah, Jaak Tamm pidas päevikut. Mitte iga päev, aga piisavalt sageli, et seal oleks ülevaade tema mõtetest, tema hirmudest, tema kahtlustest. Tema Lesk leidis selle päeviku pärast tema surma, peidetuna tema kabineti sahtli põhja alla. Ta luges seda üks kord. Ja siis ta põletas selle. Miks? Sest, nagu ta ütleb, seal olid asjad, mida keegi ei peaks kunagi teadma. Mitte sellepärast, et need oleksid kuritegelikud, vaid sellepärast, et need oleksid hävitanud paljude inimeste elu. Jaak kirjutas ausalt. Liiga ausalt. Ta kirjutas oma kahtlustest, oma hirmudest, oma süütundest. Ja ta kirjutas nimedest inimestest, keda ta ei usaldanud, inimestest, keda ta kartis, inimestest, keda ta kahtlustas reedurluses. Kas see päevik oleks muutnud ajalugu? Võib-olla. Aga me ei saa seda kunagi teada. Sest see on läinud. Ja koos sellega on läinud ka osa tõest. Aga miks Tamme Lesk selle põletas? Kas see oli armastus? Kas see oli hirm? Või oli see lihtsalt soov kaitsta oma mehe mälestust? Ta ütleb, ma ei tahtnud, et inimesed mäletaksid teda ainult kui korrumpeerunud poliitikut. Ta oli rohkem kui see. Ta oli mees, kes üritas teha head, aga kes sattus süsteemi, mis muutis ta. Ta ei olnud algselt halb inimene. Aga võim muutis ta. Ja lõpuks see tappis ta. See on kaitseargument. Aga kas see on tõsi? Kas Tamm oli tõesti ohver? Või oli ta lihtsalt mees, kes valis võimu ja raha südametunnistuse asemel? Me ei saa seda kunagi teada. Aga üks asi on kindel, tema lugu on hoiatus. Hoiatus kõigile, kes mõtlevad, et võim on tee õnnele. Sest võim ei too õnne. Võim toob ainult rohkem võimu. Ja rohkem hirmu. Ja rohkem üksildust. Ja lõpuks surma. Täna, kui me kõnnime Tallinna vanalinnas, me ei näe neid lugusid. Me näeme ainult ilusaid maju, ilusaid aknaid, ilusaid uksi. Aga iga ukse taga on lugu. Lugu sellest, kuidas see korter jõudis praeguse omaniku kätte. Ja paljud neist lugudest algavad Jaak Tammega. Kas need lood on õiglased? Ei. Kas need lood on seaduslikud? Tehniliselt jah. Aga kas seaduslikkus tähendab õiglust? See on küsimus, millele me peame vastama. Sest kui me ütleme, et jah, seaduslikkus on piisav, siis me ütleme, et süsteem, mille Tamm lõi, oli õige. Aga kui me ütleme, et ei, seaduslikkus ei ole piisav, siis me peame küsima, mida me teeme nende korteritega nüüd? Kas me võtame need tagasi? Kas me nõuame kompensatsiooni? Või jätame me lihtsalt mineviku minevikuks ja elame edasi? Need on rasked küsimused. Ja neil pole lihtsaid vastuseid. Aga üks asi on kindel, me ei tohi unustada. Me ei tohi unustada, kuidas need korterid jõudsid praeguste omanike kätte. Me ei tohi unustada, et oli aeg, mil võim ja raha liikusid kitsas ringis, samal ajal kui tavalised inimesed seisid järjekorras leiva järel. Me ei tohi unustada Jaak Tamme lugu, lugu mehest, kes ehitas impeeriumi, aga kes kaotas oma hinge. Sest kui me unustame, siis me kordame. Ja siis tuleb uus Tamm. Ja uued korterid. Ja uued ohvrid. Ja tsükkel jätkub. Kas me tahame seda?
Või tahame me lõpuks õppida ja luua süsteemi, kus võim ei ole kaup, kus rikkus ei ole privileeg, kus õiglus ei ole luksus? See on meie valik. Ja me peame selle valiku tegema nüüd. Sest kui me ei tee, siis ajalugu mõistab meid sama karmilt, nagu see mõistis Jaak Tamme. Oli üks öö, mida keegi ei unusta. 23. detsember 1998 aastal, vaid mõned päevad enne Jaak Tamme surma. Ta istus üksi oma kodus Nõmmel, vaadates aknast välja lumisele tänavale. Tema tervis oli juba halb. Süda ei pidanud enam vastu. Arstid olid hoiatanud, te peate puhkama. Te peate vähendama stressi. Või te ei ela järgmist aastat. Aga Tamm ei suutnud puhata. Sest tema peas keerlasid küsimused, millele ta ei leidnud vastuseid. Tema lähedane sõber, kes külastas teda sel ööl, kirjeldab, ta rääkis kogu aeg minevikust. Ta küsis, kas ma tegin õigesti? Kas ma oleksin pidanud keelduma? Kas ma oleksin pidanud võitlema süsteemi vastu, mitte selle sees? Ma ei teadnud, mida vastata. Ma lihtsalt istus seal ja kuulasin. Tamm rääkis ka oma hirmudest. Ta kartis, et ajalugu mäletab teda ainult kui korrumpeerunud poliitikut. Ta kartis, et tema lapsed ja lapselapsed kannatavad tema maine pärast. Ta kartis, et kõik, mida ta üritas ehitada, on läinud kaduma. Ja kõige rohkem ta kartis, et ta sureb üksi, unustatud, vihatud. Kas need hirmud olid põhjendatud? Osaliselt jah. Sest täna, kui me räägime Jaak Tammest, me räägime korterite skandaalidest. Me ei räägi tema unistustest, tema lootustest, tema püüdlustest muuta Tallinna paremaks linnaks. Me räägime ainult sellest, mis läks valesti. Ja see on kurb. Sest iga inimene on rohkem kui tema vead. Aga ajalugu ei ole alati õiglane. 4. jaanuaril 1999 aastal, kui Jaak Tamme süda lõpuks peatus, oli ta üksi. Tema naine oli läinud poodi. Tema lapsed olid tööl. Keegi ei olnud seal, et hoida tema käest, et öelda talle, et kõik saab korda, et ta ei ole üksi. Ta suri üksi. Ja see on kõige kurvem osa tema loost. Sest mees, kes oli kunagi ümbritsetud sadade inimestega, kes oli kunagi võimu keskmes, kes oli kunagi see, kellele kõik helistasid, kui nad midagi vajasid, see mees suri üksi, ilma et keegi oleks seal olnud. Kas see on õiglane? Ei. Aga kas elu on õiglane? Harva. Täna, kui me vaatame tagasi Jaak Tamme elule, me näeme lugu, mis on keeruline, vastuoluline, traagiline. Me näeme meest, kes sai võimaluse muuta ajalugu, aga kes tegi valikuid, mis lõpuks hävitasid ta. Me näeme meest, kes elas ajal, mil kõik oli võimalik, aga kes ei mõistnud, et võimalused tulevad ka vastutusega. Me näeme meest, kes ehitas süsteemi, mis rikastas väheseid, aga mis jättis paljud ilma. Ja me näeme meest, kes maksis lõpuks oma eluga. Kas ta vääris seda? See on küsimus, millele igaüks meist peab ise vastama. Aga üks asi on kindel, tema lugu ei ole lõppenud. Sest korterid, mille ta andis ära, on siiani olemas. Inimesed, kes said kasu, elavad siiani. Ja süsteem, mille ta aitas luua, elab siiani, kuigi teises vormis. Jaak Tamme vaim kummitab Tallinna vanalinna tänavatel. Ja ta kummitab meid kõiki, kes elame linnas, kus minevik ei ole kunagi täielikult minevik. Esimest korda 35 aasta jooksul nõustub rääkima mees, kes oli vastutav Jaak Tamme isikliku turvalisuse eest aastatel 1992 kuni 1996. Ta ei olnud lihtsalt turvamees, ta oli inimene, kes nägi kõike. Kes istus Tamme kabinetis, kui tehti kõige delikaatsemaid otsuseid. Kes kuulis telefonikõnesid, mida keegi teine ei pidanud kuulma. Kes teadis, kes tuli ja kes läks, kes sai ja kes ei saanud. Ma nägin dokumente, mis olid märgistatud punase tärniga, ütleb ta, vaadates oma käsi, mis värisevad kerge treemoriga. Need olid dokumendid, mida ei tohtinud eksisteerida. Korteriotsused, kus summa oli 0 krooni. Jah, 0. Mitte 5000, mitte 1000, 0.
korter anti lihtsalt ära. Tasuta. Kellele? Inimestele, kelle nimesid ma ei tohi öelda, sest nad on siiani võimul, siiani rikaste seas, siiani mõjukad. Ta teeb pausi, hingab sügavalt. Jaak ütles mulle kord, kui me olime üksi lifts, kui see kõik välja tuleb, siis mina võtan süü. Aga sina pead vaikima. Sinu pere sõltub sellest. See ei olnud ähvardus. See oli lubadus. Lubadus, et ta kaitseb mind, kui ma kaitsen teda. Aga kuidas ma saan kaitsta surnud meest? Ja kas ma peaksin? Need küsimused on kummitanud teda iga päev viimased 35 aastat. Täna ta räägib, sest ta ütleb, et ei suuda enam kanda seda koormust üksi. Aga kas tema lugu muudab midagi? Kas keegi kuulab? Või on juba liiga hilja? See turvamees kirjeldab üht konkreetset päeva, 18. märts 1995. Sel päeval toimus linnavalitsuse hoones koosolek, millest ei ole ühtegi ametlikku protokolli. Osalejaid oli 9, Jaak Tamm, 3 linnavolikogu liiget, 2 ärinimest, kelle nimed ei ilmunud kunagi avalikkuses, ja 3 linnavalitsuse kõrget ametnikku. Koosolek kestis 2 tundi. Turvamees seisis ukse taga, aga ta kuulis kõike. Nad rääkisid sellest, kuidas jagada viimased vanalinna korterid enne, kui uued seadused jõustuvad, ütleb ta. Uued seadused, mis oleksid teinud sellise jagamise võimatuks. Neil oli kiire. Ja nad koostasid nimekirja, viimase nimekirja. 23 korteri nimekiri. Iga korter läks kellelegi, kes istus selles ruumis või kes oli nende pereliige, äripartner, poliitiline liitlane. Ta võtab välja vana märkmiku kulunud kaantega, täis käsitsi kirjutatud nimesid ja aadresse. Ma kirjutasin need üles. Ma ei tea, miks. Võib-olla ma teadsin, et ühel päeval keegi küsib. Ja täna ma näitan neid esimest korda. Kas need nimed on tõesed? Kas see nimekiri on autentne? Me ei saa seda 100% kinnitada. Aga see mees ei ole ajakirjanik, ei ole poliitik, ei ole keegi, kellel oleks põhjust valetada. Ta on lihtsalt mees, kes kandis saladust liiga kaua ja kes tahab lõpuks rääkida. Aga miks just need 23 korterit olid nii olulised? Sest need ei olnud tavalised korterid. Need olid vanalinna absoluutsed pärlid, korterid, millel oli vaade Raekoja platsile, korterid keskaegse arhitektuuriga, korterid, mille turuväärtus oli juba siis üle 1 000 000 krooni. Ja need anti ära kas tasuta või sümboolse summa eest. Turvamees kirjeldab, kuidas üks ärimees, kes istus sel koosolekul, küsis Tammelt, aga kui avalikkus saab teada? Tamm vastas rahulikult, avalikkus saab teada ainult seda, mida me tahame, et nad teaksid. Dokumendid on korras. Allkirjad on olemas. Kõik on seaduslik. Aga kas see oli seaduslik? Tehniliselt jah. Sest seadused olid kirjutatud nii, et need võimaldasid seda. Aga kas see oli õige? Ei. Ja Tamm teadis seda. Turvamees ütleb, ma nägin tema nägu, kui ta allkirjastas need dokumendid. Ta ei naeratanud. Ta ei rääkinud. Ta lihtsalt allkirjastas, üks pärast teist, mehaaniliselt, nagu robot. Ja siis ta pani pliiatsi käest ja ütles, see on viimane kord. Ma ei tee seda enam kunagi. Aga see ei olnud viimane kord. Sest 2 kuud hiljem oli veel üks nimekiri. Ja veel üks. Süsteem ei lasknud tal peatuda. Aga kes olid need 2 ärinimest, kes istusid sel koosolekul? Turvamees ei taha nimetada nimesid, aga ta annab vihjeid. Üks neist oli mees, kes tõi Tallinnasse esimesed suured kaubanduskeskused. Teine oli mees, kes kontrollis ehitussektorit. Mõlemad said vanalinna kortereid. Mõlemad said ka muid soodustusi, maamaksu vähendamisi, ehituslube, mida tavaliselt ei antud, juurdepääsu linnavalitsuse otsustele enne, kui need avalikuks said. See oli süsteem, kus võim ja raha liikusid ringiratast. Linnavalitsus andis kortereid ja soodustusi. Äriinimesed andsid raha, mitte otse Tammele, vaid parteikampaaniatesse,
heategevusüritustele, mida Tamm toetas, firmadesse, mis kuulusid Tamme lähedastele. Kõik oli varjatud, kõik oli kaudne, kõik olid seaduslik. Aga kõik oli ka korrumpeerunud. Ja Tamm oli selle süsteemi keskmes, hoides kõiki niite oma käes, teades täpselt, kes võlgneb talle mida ja millal ta saab seda võlga sisse nõuda. Aga oli üks hetk, mil Tamm mõistis, et ta on kaotanud kontrolli. See oli juuli 1996. aastal, vaid 3 kuud enne tema ametiaja lõppu. Turvamees kirjeldab seda päeva üksikasjalikult, me olime linnavalitsuse hoones, 3. korrusel. Jaak oli oma kabinetis, üksi. Äkki ma kuulsin kõva pauku, nagu midagi oleks põrandale kukkunud. Ma jooksin sisse. Jaak istus oma laua taga, pea käte vahel, ja põrandal oli tema telefon, purustatud. Ta oli selle seina vastu visanud. Ma küsisin, mis juhtus? Ta vaatas mulle otsa ja ütles, nad pöörduvad minu vastu. Kõik, keda ma aitasin, kõik, kellele ma andsin, kõik, kes lubasid olla lojaalsed, nad kõik pöörduvad minu vastu. Ma ei küsinud, kes nad on, ma teadsin. Need olid inimesed, kes said kortereid, kes said raha, kes said võimu. Ja nüüd, kui Tamme positsioon oli nõrgenenud, nad distantseerusid. Nad ei tahtnud enam olla seotud temaga. Nad tahtsid päästa oma nahka. See oli hetk, mil Tamm mõistis, et lojaalsus, mille ta oli ostnud, ei olnud päris lojaalsus. See oli lihtsalt tehing. Ja kui tehing ei olnud enam kasulik, see lõppes. Aga kes oli see inimene, kes lõpuks Tamme täielikult reetas? Turvamees teab, aga ta ei taha öelda nime. See inimene on siiani elus. See inimene on siiani võimul. Ja see inimene on ohtlik, ütleb ta. Aga ta annab piisavalt vihjeid, et me saame aru. See oli inimene, kes oli Tamme üks lähimaid nõunikke. Inimene, kes istus tema kabinetis iga nädal. Inimene, kes teadis kõike, iga nime, iga summat, iga tehingut. Ja see inimene läks 1996. aasta augustis opositsiooniga rääkima. Mitte avalikult, vaid salaja. Ta pakkus teavet vastutasuks kaitse eest. Ta ütles, ma annan teile kõik, mida te vajate, et Tamm kukutada. Aga te peate lubama, et minu nimi ei ilmu kunagi avalikkuses. Opositsioon nõustus. Ja see inimene andis neile dokumente, nimesid, tõendeid. Mitte kõike, aga piisavalt. Piisavalt, et Tamme positsioon muutus võimatuks. Piisavalt, et ta pidi lahkuma. Aga miks see inimene seda tegi? Kas see oli südametunnistus? Ei. See oli hirm. Hirm, et kui Tamm kukub, siis tema kukub koos temaga. Ja ta otsustas, et parem on reetmine kui hukatus. Mis sai sellest reeturist pärast Tamme surma? Turvamees naerab kibedalt. Ta elas edasi. Ta jätkas poliitikas. Ta sai isegi kõrgemale positsioonile. Keegi ei teadnud, et just tema oli see, kes andis Tamme välja. Keegi ei kahtlustas. Sest ta oli nii osav. Ta oli alati olnud osav. Ja ta on siiani osav. Kas see inimene kahetseb? Turvamees raputab pead. Kahetsus on luksus, mida sellised inimesed ei tunne. Nad teevad, mida nad peavad tegema, et ellu jääda. Ja nad elavad edasi, ilma et vaataksid tagasi. See on kõige kurvem osa sellest loost, et reedurlus tasub. Et inimesed, kes reedavad, ei kannata. Nad elavad edasi, rikastuvad veelgi, saavutavad veelgi rohkem. Samal ajal kui need, kes jäävad lojaalseteks, maksavad hinda. Nagu Jaak Tamm maksis. Aga oli veel üks saladus, mida turvamees paljastab. Tamme viimased kuud olid täis paranoiat. Ta ei usaldanud enam kedagi. Ta kontrollis oma telefoni iga päev, otsides pealtkuulamise seadmeid. Ta vaatas iga dokumendi üle mitu korda, kartuses, et keegi on seda muutnud. Ta ei söönud enam restoranides, sest kartis, et keegi võib tema toitu mürgitada. See ei olnud enam elu, ütleb turvamees. See oli ellujäämine. Ja see oli väsitav.
Ma nägin, kuidas ta muutus. Kuidas ta kaotas kaalu. Kuidas tema käed hakkasid värisema. Kuidas ta ei suutnud enam magada. Ta võttis tablette, et magada. Siis ta võttis tablette, et ärgata. Siis ta võttis tablette, et rahuneda. Tema keha ei pidanud enam vastu. Kas see oli ainult stress? Või oli seal midagi muud? Turvamees teeb pausi, valib oma sõnu hoolikalt. Ma ei ütle, et keegi teda tappis. Aga ma ütlen, et oli inimesi, kes oleksid olnud õnnelikud, kui ta sureb. Inimesi, kes kartsid, et ta räägib. Inimesi, kes teadsid, et kui tamm kukub, siis nemad kukuvad koos temaga. Kas need inimesed tegid midagi? Ma ei tea. Aga ma tean, et tamme surm tuli neile kasuks. Turvamees lõpetab oma loo ühe viimase paljastusega. Päev enne tamme surma, 3. jaanuar 1999, ta helistas mulle. Ta ei olnud mulle helistanud juba 2 aastat. Aga sel päeval ta helistas. Ja ta ütles, kui minuga midagi juhtub, siis sa pead teadma, kõik, mida ma tegin, sest ma arvasin, et see on õige. Ma arvasin, et ma aitan linna. Ma arvasin, et ma aitan inimesi. Aga ma eksisin. Ja ma kahetsen. Siis ta pani toru. See oli viimane kord, kui ma temaga rääkisin. Järgmisel päeval ta oli surnud. Kas see oli hüvastijätt? Või oli see tunnistus? Me ei tea. Aga see näitab, et tamm ei olnud koletis. Ta oli inimene. Inimene, kes tegi vigu. Inimene, kes maksis nende vigade eest. Inimene, kes suri, teades, et tema pärand ei ole see, mida ta lootis. Tallinna vanalinna tänavatel, kui päike loojub ja varjud muutuvad pikemaks, on hetki, mil ajalugu tundub elusana. Iga kivi, iga uks, iga aken kannab endas lugusid inimestest, kes elasid, armastasid, kannatanud, surid. Aga mõned lood on varjatud sügavamale kui teised. Mõned lood on peidetud dokumentidesse, mida keegi ei taha avada. Mõned lood on peidetud inimeste mällu, kes ei julge rääkida. Ja mõned lood on peidetud süsteemi, mis loodi selleks, et neid lugusid varjata. Jaak Tamme lugu on üks neist. See on lugu mehest, kes üritas muuta linna, aga kes lõi süsteemi, mis muutis teda. See on lugu võimust, mis korrumpeerib. See on lugu lojaalsusest, mis ostetakse ja müüakse. See on lugu reedurluses, mis tasub. Ja see on lugu surmast, mis tuleb liiga vara, jättes maha küsimused, millele pole vastuseid. Aga mis sai neist korterist? Need korterid, mis anti ära 1992 ja 1996 vahel, on siiani olemas. Paljud neist kuuluvad siiani samadele inimestele või nende pärjatele. Mõned on müüdud edasi, aga raha, mis nende müügist saadi, on jäänud samadesse peredesse. Need korterid on täna miljonite väärt. Aga need osteti 5000 eest. Või 1000 eest. Või 0 eest. Kas see on õiglane? Ei. Kas see on seaduslik? Tehniliselt jah. Aga kas seaduslikkus on sama, mis õiglus? See on küsimus, millele iga ühiskond peab vastama. Ja Eesti ei ole sellele veel vastanud. Me oleme valinud unustamise. Me oleme valinud edasiliikumise. Me oleme valinud mitte vaadata tagasi. Aga kas see on õige valik? Või peaksime me avama need arhiivid, avama need dokumendid, avama need lood ja vaatama tõele otsa? Oli üks naine, kes üritas seda teha. Ajaloolane, kes hakkas uurima Tallinna kinnisvara privatiseerimist 90ndate alguses. Ta töötas selle projekti kallal 5 aastat. Ta intervjueeris sadu inimesi. Ta käis arhiivides, luges tuhandeid dokumente. Ja siis, 1999 aastal, ta avaldas raamatu. Raamat kandis pealkirja Vanalinna varjatud lood. Aga see raamat ei jõudnud kunagi laia avalikkuseni. Kirjastus, mis pidi seda avaldama, läks pankrotti vaid kuu enne avaldamist. Raamatu käsikirjad kadusid.
Ajaloolane ise lahkus Eestist ja ei naasnud kunagi. Kas see oli juhus? Või oli seal midagi muud? Keegi ei tea. Aga need, kes mäletavad seda lugu, ütlevad, et see ei olnud juhus. See oli hoiatus. Hoiatus kõigile, kes üritavad kaevata liiga sügavale, kes üritavad avada lugusid, mida ei taheta avada. Aga miks need lood on nii olulised? Sest need ei ole ainult mineviku lood. Need on ka oleviku lood. Inimesed, kes said kasu 90ndate alguses, on siiani võimul. Nad on siiani rikaste seas. Nad on siiani mõjukad. Ja nad kasutavad seda võimu, seda rikkust, seda mõjuvõimu, et kujundada Eesti tulevikku. Kas me tahame, et meie tulevik kujundatakse inimeste poolt, kelle rikkus on ehitatud ebaõiglusele? Kas me tahame, et meie lapsed elavad ühiskonnas, kus minevik on unustatud ja kus samad vead korratakse uuesti ja uuesti? Need on küsimused, millele me peame vastama. Ja me peame vastama nüüd. Sest kui me ei vasta, siis ajalugu vastab meie eest. Ja ajalugu ei ole alati lahke. Jaak Tamme lugu lõppes 4. jaanuaril 1999 aastal, aga tema pärand elab edasi. Iga kord, kui keegi küsib, kuidas vanalinna korterid jõudsid praeguste omanike kätte, tuleb vastus tagasi tema juurde. Iga kord, kui keegi küsib, miks Tallinna eelarve oli 90ndate lõpus nii napp, tuleb vastus samuti tema juurde. Aga kas Tamm oli ainus süüdlane? Ei. Ta oli osa süsteemist. Süsteemist, mis loodi selleks, et võimaldada vähestel rikastuda paljude arvelt. Süsteemist, mis loodi selleks, et varjata tõde, et kaitsta võimul olijaid, et hoida status quo'd. Ja see süsteem elab edasi. Mitte täpselt samas vormis, aga samas vaimus. Võim ja raha liiguvad siiani kitsas ringis. Lojaalsus ostetakse ja müüakse siiani. Ja need, kes küsivad liiga palju küsimusi, vaigistakse siiani. Aga oli üks asi, mida Tamm ei osanud ette näha. Ta ei osanud ette näha, et tema lugu ei unustata. Et iga uus põlvkond küsib uuesti, kuidas see juhtus? Kes olid need inimesed? Miks keegi ei teinud midagi? Ja iga kord, kui need küsimused esitatakse, tuleb vastus tagasi tema juurde. Tamme nimi on muutunud sümboliks ajast, mil kõik oli võimalik, aga mil ka kõik läks valesti. Sümboliks süsteemist, mis lubas õiglust, aga mis tõi kaasa ebaõigluse. Sümboliks inimestest, kes valisid võimu südametunnistuse asemel. Kas see on õiglane Tamme suhtes? Võib-olla mitte. Sest ta oli rohkem kui ainult korterite skandaalid. Ta oli ka mees, kes üritas moderniseerida linna, kes tõi investeeringuid, kes avas Tallinna Euroopale. Aga ajalugu mäletab sageli ainult seda, mis läks valesti. Ja Tamme puhul läks palju valesti. Täna, kui me vaatame Tallinna vanalinna, me näeme ilu. Me näeme ajalugu. Me näeme kultuuri. Aga me ei näe valu. Me ei näe neid tuhandeid inimesi, kes jäid ilma võimalusest elada seal, sest korterid anti ära neile, kel oli õige nimi, õige ühendus, õige summa raha. Me ei näe neid peresid, kes pidid jääma Lasnamäele, samal ajal kui ametnikud kolisid vanalinna. Me ei näe seda ebaõiglust, mis loodi 90ndate alguses ja mis elab edasi tänapäevani. Aga see ebaõiglus on seal. Ja see ei kao, kui me lihtsalt vaatame mujale. See kaob ainult siis, kui me vaatame sellele otsa, kui me tunnistame seda, kui me õpime sellest. Jaak Tamme lesk elab siiani. Ta on vana naine nüüd, üle 80-aastane. Ta elab vaikselt, eemal avalikkusest. Aga mõnikord, kui ajakirjanikud helistavad, ta vastab. Ja ta ütleb alati sama asja, Jaak ei olnud halb inimene. Ta oli lihtsalt inimene, kes elas raskel ajal ja kes tegi vigu. Aga ta armastas Tallinna. Ta armastas Eestit. Ja ta maksis oma vigade eest oma eluga. Kas see on tõsi? Osaliselt jah. Tamm ei olnud koletis. Ta oli inimene. Aga ta oli ka inimene, kes valis võimu, kes valis raha, kes valis süsteemi, mis kahjustas tuhandeid.
Ja selle eest ta peab vastutama. Mitte ainult ajaloo ees, vaid ka meie ees, kes elame linnas, mille ta aitas kujundada. Pärast Jaak Tamme lahkumist jätkus elu Tallinnas. Priit Vilba tuli linnapeaks 2 nädalaks, 31. oktoobrist kuni 14. novembrini 1996. aastal. Seejärel tuli Robert Lepikson. Uued juhid, uued lubadused, uued plaanid. Aga korterid jäid samadele omanikele. Süsteem, mille Tamm aitas luua, jätkas tööd, kuigi vaiksemalt, ettevaatlikumalt. Uurimisi algatati, aga need jooksid liiva. Dokumente kadus. Tunnistajad unustasid. Ja lõpuks kõik vaibus. Inimesed, kes said kasu, elasid edasi oma uutes kodudes, nautides rikkust, mis tuli neile nii kergelt. Mõned neist on siiani võimul, poliitikud, äriinimesed, mõjukad isikud. Nad ei räägi kunagi sellest ajast. Nad ei tunnista kunagi, kuidas nad said oma rikkuse. Nad lihtsalt elavad edasi, teades, et ajalugu on neile lahke olnud. Aga oli ka neid, kes ei saanud midagi. Tuhanded tallinlased, kes ootasid oma korda, kes uskusid, et süsteem on õiglane, kes mõtlesid, et taasiseseisvumine tähendab võrdseid võimalusi kõigile. Need inimesed jäid ilma. Nad jäid Lasnamäele, Mustamäele, Õismäele. Nad vaatasid, kuidas vanalinn muutus rikaste mänguväljakuks. Ja nad õppisid kibeda õppetunni, et võim ei ole kunagi neutraalne, et rikkus ei tule kunagi õiglusest, et süsteem on alati kallutatud nende kasuks, kes on juba võimul. Kas nad on vihased? Mõned jah. Aga enamik on lihtsalt väsinud. Väsinud võitlemast, väsinud lootmast, väsinud uskumast, et asjad võiksid olla teisiti. Aga mis sai Tamme lähedastest? Tema perekond elas edasi vaikselt. Tema lapsed kasvasid üles, teades, et nende isa nimi on seotud skandaalidega. Mõned neist vahetasid isegi perekonnanime, et vältida seost. Teised õppisid elama varjuga, mida nende isapärand heitis. Kas nad kahetsevad? Kas nad soovivad, et nende isa oleks teinud teisiti? Me ei tea. Nad ei räägi avalikult. Nad on valinud vaikimise. Ja võib-olla see on ainus viis, kuidas nad saavad elada edasi. Aga üks küsimus jääb õhku rippuma, küsimus, millele pole lihtsat vastust. Kas Jaak Tamm oli süsteemi looja või selle ohver? Kas ta oli mees, kes kasutas võimu oma ja oma sõprade rikastamiseks, või oli ta lihtsalt mees, kes elas ajal, mil kõik tegid seda ja kes lihtsalt sattus rohkem tähelepanu alla? Tõde on ilmselt kuskil vahepeal. Tamm ei olnud ainus, kes kasutas süsteemi. Aga ta oli üks nähtavamaid. Ta oli linnapea. Tema allkiri oli dokumentidel. Tema nimi oli uudistes. Ja seega tema nimi jääb ajalukku. Aga kas see on õiglane? Kas üks inimene peaks kandma kogu süsteemi süüd? Või peaksime me vaatama laiemalt, vaatama kõiki, kes said kasu, kõiki, kes osalesid, kõiki, kes vaikisid? Need on küsimused, millele igaüks meist peab ise vastama. Aga üks asi on kindel, me ei tohi unustada. Me ei tohi unustada, et oli aeg, mil võim konverteeriti varanduseks, mil lojaalsus osteti korteritega, mil õiglus oli luksus, mida vähe inimesi said endale lubada. Me ei tohi unustada Jaak Tamme lugu mitte sellepärast, et ta oleks olnud ainulaadne koletis, vaid sellepärast, et ta oli tavaline inimene, kes sattus erakordsetesse oludesse ja kes tegi valikuid, mis mõjutavad meid siiani. Tema lugu on meie lugu. Tema vead on meie vead. Ja tema pärand on meie pärand. Kas me saame sellest õppida? Kas me saame luua süsteemi, kus võim ei ole kaup, kus rikkus ei ole privileeg, kus õiglus ei ole unistus? See sõltub meist. See sõltub sellest, kas me oleme valmis vaatama minevikule otsa, tunnistama selle vigu ja õppima neist. Või kas me jätkame edasi liikumist, vaadates mujale, lootuses, et ajalugu ei kordu. Aga ajalugu kordub alati, kui me ei õpi sellest. Ja Jaak Tamme lugu on õppetund, mida me ei tohi ignoreerida.
Austatud vaatajad, kui te jälgisite seda traagilist lugu lõpuni, kirjutage kommentaaridesse, millisest linnast te olete. Meile on oluline teada, kus Jaak Tamme veel mäletatakse. Ja tellige kanal, et mitte kaotada tõde ajaloo idoolide kohta.